Ja tere, mina olen Uku. Ma teen teile siis siin väikese ülevaate nende veebilehtede kohta, kus siis saab infot selle kohta, et mida üldse arvestada ühe veebilehe tellimise puhul. Tõsi küll, minu otsing oli siis selline, et kui palju maksab WordPressi veebilehe tegemine ja kõik need lehed muidugi räägivad rohkem freelanceritele, et kui palju nad võiksid võtta raha ühe veebi tegemise eest, aga tegelikult sellest jutust tuleb ka päris palju kasulikku välja. Esimene leht siis räägib sellest, et 6 kohta, kust leida WordPressi arendaja. No siin on nagu väga palju muidugi neid kohti ja asju, aga siit, kui seda juttu lugeda, siis tuleb välja ka see, et mille eest üldse veebiarendajad nagu raha küsivad. Ja siin on ka tegelikult sellised väga mõnusad veebilehtede lingid, kust te leiate siis neid inimesi, kes võiks teile kodulehte teha, et tegelikult kui te tellite omale kodulehte, siis kodulehte saab teha täiesti ka inimene, kes üldse ei ela Eestis ega pole mitte midagi, mitte kunagi Eestist kuulnud. Nii et tegelikult ka selline inimene võib teile täitsa vabalt kodulehte teha, et teie puhul on tähtis see, et te saate endale kõige parima võimaliku tulemuse enda eelarve eest, eks ole. Ja siin on siis nagu kirjeldatud need keskkondi ja toodud välja head ja vead, pros on siis head ja cons on siis halvad omadused. Ja vaatame, kas siin oli veel midagi. Ja siin on siis tehtud ka väikene kokkuvõtte ära, et mida nad siis soovitavad ja mida ei soovita. See ei pruugi absoluutne tõde olla, küll aga on seda jube hea lugeda ja sirvida neid lehti kas või ajaviiteks, et aru saada, mida üldse, mis maailmas üldse veebide tegijad liiguvad. Siis teine veebileht, mida ma teile näitan, on siis General Pricing Guide for WordPress websites ehk siis WordPressi veebide hinnajuhend. Siin on muides olemas ka väga hea video, kus see mees nagu räägib ära, et kui palju maksab ühe veebilehe tegemine ja siin on siis loomulikult need hinnad on kõik ära toodud siis eesti keeles on see umbes või suures laastus, inglise keeles on siis rough totals, siin on $200 kuni $1000. Aga jällegi alati võime leida kallimat ja alati võime leida odavamat tegijad, küll aga on ikkagi mingisugused sellised piirmäärad, millest siis veebi tegemine sõltub, sellepärast et näiteks kui te lähete poodi Eestis, siis te teate väga hästi seda, et väljamaal on hinnad poodides enam-vähem samad, mis on Eestis poodides. Kui te teate, et kusagil on odavamad hinnad, siis proovige saada odavama hinnaga maalt leida endale veebiarendajad. See on minu arust ka väga hea nipp ju. Ja siin selles video lõpus ma ka annan teile paar sellist nõu. Siin on siis igasugused räägitud müütidest ja asjadest ja aga siin on ära toodud ka päris palju siis hinnatasemeid. Muideks väga paljud veebilehed üldse ei olegi enam sellised, et sa pead maksma ühe korraga midagi, vaid on ka sellised keskkondi, kus sa saad makstes siis igakuiselt või iga-aastaselt mingi summa, panna väga lihtsate vahenditega kokku endale veebilehe ja mina alati soovitan ikkagi, vähemalt minu kogemusel on hea see, kui veebilehe puhul ei osteta mingisugused pluginad, mis maksavad igakuiselt või iga-aastaselt midagi, et see sobiks ainult suurematele äridele, et praegusel hetkel me räägime ikka sellest odavamast hinnatasemest, aga sellegi poolest siit saab aimu nendest hindadest, mis nad on. Ja siin on hostingu puhul, ehk siis kodulehe majutuse puhul tuleb ikkagi maksta iga kuu ja iga aasta raha, et siit saab ka aimu, et mis see kodulehe majutus võiks maksta $10 kuni $30 kuus. See on ka Eestis täiesti normaalne hind ja sellise hinnaga leiab ka Eestist kodulehe majutus. Ja siin on ka muud vajalikku informatsiooni ja huvitavaid arutelusi, näiteks kui palju võtaks üks veebiarendaja tunnis raha ja kui palju siis see mitu tundi selle veebi arendamine võiks aega võtta. Järgmine leht räägib sellest, et juhul kui WordPressi veebi lehe tegemise hinnad kipuvad liiga kõrgeks minema, et millistel puhkudel jällegi väga kihvt artikkel, täitsa soovitan seda niimoodi silmadega üle lasta, et siit saab ka päris palju aimu. Ja näiteks siin on ära toodud, et sa tead, et mis see siis tähendab, et kui veebileht maksis $500, siis järelikult on ta tehtud HTML-is, ehk siis seda ei saa nagu mugavalt täiendada. Kui ta maksis 2500, siis järelikult ta on WordPress ja nii edasi. Ja siin on ka veel minu meelest olid siin, ei olnud. Ehk siis jällegi sellise nii-öelda valdkonnast täieliku ülevaate saamiseks soovitan ka sellele artiklile pilgu peale visata.
Nüüd siin on, et mis maksab ühe siis veebiarendaja palkamine ja siin on siis sellised nõuanded, et mida üldse küsida ühe veebitegija käest ja siin on küll päris nagu karmid küsimused, et aga jällegi tegelikult inimene, kes võib-olla mitte kunagi ei ole kokku puutunud veebitegijatega, et aga mida üldse peaks ühe veebitegija puhul arvestama, et kas tal on siis kõrge hind või madal hind, sellepärast et kui veebitegijal on ka odav hind, siis ma soovitan ka küsida, et aga kuidas on sinu hind odav, et mis see nagu sulle tähendab või mida minu töö sinule tähendab, et see ei ole ka lihtsalt mingisugune asi, mille sa teed. Ja te kõik teate väga hästi seda, et kui te ostate auto, mis maksab 200 eurot, siis tal on ka oma põhjus, miks ta maksab 200 eurot. Veebilehe puhul seda niimoodi ei arvatakse, et veebileht on üks odav asi. No siin on ära toodud päris kihvtilt muideks siis mingisugused mitte hinnad, vaid kuluvad tunnid, mis siis on ühe või teise veebilehe tegemiseks, näiteks landing page on siis üheleheline veebileht, maandumisleht, eks ole, näiteks 10 tundi, lihtne WordPressi leht 20 tundi ja keerulisem leht custom, eks ole, koos e-poega on siis 100 tundi ja päris selline artikkel on, siis siin on üks siuke Quora selline küsitlus, kus siis keegi küsib ja keegi siis vastab, see on siukene natukene kas mitte blogi, vaid siin on siis nagu küsimus-vastus stiilis nagu jutud, aga siin on väga hea lugeda sellepärast, et siin nagu küsivad ja vastavad täiesti tavalised inimesed, et see ei ole nagu kellegi reklaamileht ega mingi veebitegija ei reklaami siin oma teenused, vaid siin inimesed küsivad ja inimesed vastavad, et see on selline jutuajamine nagu perekooli stiilis leht, kus siis saab nagu küsida ja saad ka vastuseid saada ja tekivad mingid arutelud, et siit tuleb ka päris hea hinnatase välja. Siis siin lehel antakse siis veebitegijatele nõu, et kuidas hinnastada oma teenuseid, aga see on teie jaoks väga oluline. Sellepärast, et siin tuuakse välja need punktid, mida peab üldse veebitegija tegema, et esimene on ka planeerimine, et veebi tegemine hakkab ikkagi planeerimisest pihta ja siis on testimine ja ülevaatamine ja kliendi koolitamine ja need kõik asjad tegelikult omakorda ju võtavad aega, et see ei ole ju midagi sellist, mida ei ole vaja, sellepärast, et kui te omale veebilehe nagu juba olete saanud ja olete tellinud, et väikses ettevõttes, alustavas ettevõttes näiteks, siis keegi peab ju hakkama seda täitma, eks ole. Ei ole niimoodi, et 10 aastas ühe korra panete ühe uudise ülesse, vaid seda tuleb igakuiselt üle käia. Nii et siin on siis sellised erinevad astmed toodud välja ja jällegi selgitatud väga palju seda juttu juurde ja muideks siin on ka paar päris head tööriista. Näiteks see on, et kui palju peaks üldse üks veebitegija tunnihinne olema ja siin on nagu arvutatud koos mingite sihukeste lihtsate nuppudega, et millest see veebitegija hind siis koosneb. Samuti on siin üks teine tööriist, siin on see, et projekti maksumus ehk siis veebi tegemise maksumus. Muideks ma proovisin selle läbi ja siin tulevad päris siuksed krõbedad hinnad, aga sellegi poolest see listing siin on tegelikult väga hea, et te saate aru, et kui näiteks ei ole WordPress, et kui see tegija pakub teile CMS ehk siis content management system ehk siis kodulehe haldusmootorid ise, mitte ei kasuta WordPressi, vaid ta nii-öelda pakub mingit enda varianti sellest, et siis nii, siin on edasi vaatame siis 2019. aastal, et kui palju peaks siis küsima WordPressi lehe eest. Siin on jälle päris palju huvitavat teemat, siin on lahti seletatud siis veebilehe maksumuse, millest koosneb veebilehe maksumus, idee, projekt, disain, programmeerimine, sisu, testimine, SEO paikapanek, siis on management, ma ei tea, juhtimine ja success, siin on jah siuksed asjad kõik, aga jällegi kui need nagu läbi sirvida ja vaadata, ega te ei pea kõike põhjalikult lugema, aga jällegi siit saab päris hea palju aimdust sellest, et mis üldse on ühe veebilehe tegemine. Siin on naljakalt öeldud jah, et WordPress veeb võib nagu maksta $1000 kuni $50,000, et siin on jälle igasuguseid hindasid ja tõepoolest saab teha igasuguste hindade ja igate moodi. Siis siin on üks veebileht jälle, et how much
to charge for building a WordPress website, et noh, et kui palju küsida website'i tegemise eest ja siin on nagu see, ma arvan, et see on see arendaja, kes jälle räägib enda töödest ja tegemistest ja temale jaoks on mingi $1,500 näiteks ja siin on $5,000, nii et need hinnad on tõepoolest, igal poolt käib läbi mingi $1,000 kanti selline hinnatase ja see $1,000 tundub olevat mingi selline maailmas läbiv teema, millega WordPressi lehti tehakse, mis ei tähenda, et sina ei võiks saada 100 või isegi 50 euroga, sellepärast et sa ju sõlmid kellegiga mingisuguse kokkuleppe. Aga juhuks, kui sa näiteks tahad saada 150 euroga kodulehte, siis palun, mul on sulle selle jaoks täiesti eestimaine tegija, kodulehetegemine.com, selline aadress ja see mees on siis väidetavalt teinud päris palju kodulehti, 649 kodulehte, tal on 725 klienti, 131 e-poodi on ta teinud ja 251 logo, muideks väga kihvt veebileht, väga korralikult ja väga kenasti on kõik ära seletanud ja oma hinnad välja toonud. Nii et 149 eurot, 150 euroga tema siis lubab veebilehte, nii et palun, täiesti siukse hinnaga on võimalik ka ametlikult täiesti kogemustega tegijalt saada veebileht. Ja nüüd ma näitan teile veel ühe keskkonna, kus saaks siis siukse odavama otsa veebilehti tellida ja see on Fiverr.com. See on siis selline freelancerite keskkond, kus iga freelancer saab endale teha ühe nagu gig, nimetatakse gig, ehk siis nagu töö või pakkumise, et mida tema lubab, et tema teeb. Ja siin on näiteks WordPressi veebilehtne, 94 eurot. I will build a WordPress website for your business ja 170 eurot. Ja siin on näiteks professional WordPress business website on näiteks 23 eurot 69 senti. Palun väga, saate ka sellise rahaga omale tellida, ilma et te ise midagi tegema peaks. Muidugi te peate siuksel puhul arvestama, et milline on selle inimese selline maitse ja et ei saa nagu tema juurde minna ja ütelda, kuule, et nüüd mul see värv ei meeldi või see nupp siin, et tegelikult ma tahaksin hoopis ühte nuppu siia saada, et ma ei usu, et tema juures nagu väga saab nagu kaubelda ja hilisemaid töid nagu tingida. Ma olen seda veebi arendamist tegelikult päris palju teinud ja alati tekivad inimestel soovid, et siit lehelt võiksite arvestada sellega, et te saate selle, mis te saate ja hilisemad tingimused, kas siis maksavad midagi või ei saa hiljem üldse midagi nagu parandada. Aga jällegi, kui öelda, et kas saab küsida, kas saab, siis jah, saab küll ka siin 50, 60, 70 euroga, näed 66 eurot ja 34 senti, ma ei tea, millest siuke imelik hind tekib, aga ometigi siin selline hinnavahemik on. Nii, aga lühidalt kõik, ma soovin teile edu teie veebi tegemistes ja alati küsige nõu nendelt inimestelt, kes teavad.